sa oled tross või topis. Või kui sa oled tühm või tegija. Leiame sind varem või hiljem kindlasti üles. Top 3 nädala 4 tuhmimat topist. Igal reedel Raadio 2 hommikuprogrammis Silmad lahti. Nii, aeg on rääkida meie nädala tegijaga ja tema on tõesti tegijamees, sest tema on teinud, mitte tema, vaid tema ülemused on teinud siis täiesti uus töökoha. Tema on esimene selle töökoha siis töötaja Eestis ja tegemist on siis mehega, kelle nimi on Andero Sepp. Me saime teada pressiteatest, et tema eesnime peab ütlema niimoodi kiiremini ja võimsalt Andero Sepp. Ja tema on siis Eesti esimene internetipolitsei ehk veebipolitsei. No tervist! Tere! Ahaa! Tere! Tervist, Andero! On ikka õigesti hääldan, jah? Andero! Selge, et... Kuulete ikka või? Kuulen küll, jah. Räägi siis, milline on sinu tööpäev ja mida sa täpselt tegema pead veebipolitseina? No, kõigepealt ütleksin tere kõik internetikasutajad ja minu tööpäev näeb niimoodi, et ma töötan kodus. Töötan kodus, tegelikult ma ei pane ka arvutit kinni mitte kunagi. Ja kui ma siis voodist, esimesena kõigepealt ma muidugi teen silmad lahti ja siis võtan oma sülearvuti ja hakkan kohe siis vaatama, ma login ennast sisse kõik võimalikesse portaalidesse. Ja olen siis seal ja vaatan, mis inimesed räägivad ja siis vestlen nendega privaatselt ja annan nõu, kui küsitakse ja siis jälgin, mida öeldakse, teen raporteid selle kohta ja vaatan, et keegi halvasti midagi ütlegi, kui on öelnud, siis noomin ja võt niimoodi. Aga kirjutate nagu kommentaare siis vastu noomite? Ja ikka igale poole. Ja põhimõtteliselt erinete siis tavalisest internetikommentaari andjatest selle poolest, et te kirjutate enda nime all? Ja esiteks ma kirjutan enda nime all, kuigi mul on mitmes portaalis, kus ei tohi oma nime all olla, on mul siis omad pseudonüümid, sest et ma olen ka igasugustest nendes erinevatest, kõikidest saate aru, nendes portaalides ka annan nõu. Saite aru, jah? Ja sain küll, jah. Ja seal ma ei saa nagu päris oma nime all olla, et vaadatakse, et mingi pervert või imelik, et siis seal olen ka nagu kuidas öeldakse, jah, siis varjunime all, aga ega ma kunagi pole, kui keegi küsib, siis ma ikka ütlen ära, et mis mu kes ja mina siis, esiteks ma lihtsalt niisama ei kommenteeri, vaid ma väga asjatundlikult kommenteerin ja teiseks on see, et minu nõuanded on ikkagi see, mille järgi peab joonduma, sest et ma olen ikkagi politseinik ja ei maksa unustada, et ma võin ka karistada. Aga räägi... Trahvi võin välja kirjutada. Räägi kõigepealt sellest, ennem kui me räägime siis karistusest see, et sa ei ole küll kauaga töötanud, aga kas on juba olemas sellised erinevad kuriteod ja kurikaelad, et on juba, me teame, et on olemas siis näiteks, kes tegeleb majanduskuritegudega, et on teatud majanduskuritegevlased ja kes tegeleb siis organiseeritud kuritegevuse, siis on teatud mehed ka, keda taga ajad ja politsei ajab narkodiilerid taga, et kas on ka ajan neid taga. Kõik halbu. Ahaa, et kas on juba sellised veebipahalased ka juba olemas või? Jah, on ikka. Eks neid ole erinevaid ja oleneb siis sellest internetikeskkonnast, eks ju vastavast, et ma ei hakka neid nimesid ette lugemat, aga ma olen igal pool tegelikult olemas kasutaja ja teatud kohtades ma lihtsalt kasutan erinevaid skeeme ja nagu öeldakse sellist käitumismalli või mul on siis olen isegi teinud teatud kuriteo matkimisi teinekord. Kuidas see käib? Meelitate nagu niimoodi kuritegelasega teele või? Võib nii öelda, jah, et selles mõttes minul on muidugi kõik seaduslik. Mul on kõik seaduslik ja teatud asja ma teen muidugi, kõnnin sellel väga peenikesel noateral, nagu öeldakse. Ja, aga eks ma olen proovinud seal motomeeste foorumis, seal üritasin, tegin selles mõttes matkisin ühte rassistlikku kuritegu, nii-öelda netirassismi ja väga hästi läks. Väga hästi läks. See inimene on nüüd, võin nüüd rääkida muidugi täisnimedega juba ja see inimene enam, tal võeti ära arvuti. Tal võeti arvuti ära, tema enam ei saa, nüüd ta peab ainult suvi otsa ainult väljas olema siis ja garaažis ja sõitma tsikliga, et tema enam arvutisse ei saa. See oli üks selline värvikas näide lihtsalt minu igapäevatööst. Nüüd võib-olla on siis on kell saanud 12, et kui jätkata siis sellega, et kuidas minu päev välja näeb ja siis ma tulen voodist välja, siis ma einestan ja siis lähen login ennast lauaarvutisse sisse muidugi ja siis jätkan tööd.
Ma olen kuulnud ka, et olete sellist ambušeerivat taktikat kasutanud, et olete riputanud üles politsei arhiivis tallel olevate ütleme siis keelatud pildimaterjali ja meelitate siis vaatate, kes seda vaatab ja kes seda downloadib. Ja võtate nabite kohe kinni. Loomulikult seda ma teen küll, et ma olen ikka päris mitmesse kohta olen niimoodi teinud, jah. Et siin ka meelemürkidega tegelevate inimeste sellistesse, huviala foorumitesse siis, jah. Et olen sinna pannud, meil on politsei arhiivis väga palju selliseid, kas on siis neid narkoositaimede pilte, mis on kasvatusest kuskil pildistatud ja siis aiandusfoorumitesse olen tihtipeale püsti postitanud ja küsinud seal nõu, et kuidas ja mis ja siis, kes sinna on vastanud, nendele kohe saadan patrulli järgi. Väga nii see käib. Tahtsingi küsida, et kas te olete kuidagi, et asi toimub veebis, et kas on olemas mingid digitaalsed trahvid või mingi näiteks digitaalne politseivile või politseisau, mida te saate kuidagi... Eks ma selliste digitaalset politseisaua ikka kogu aeg viibutan, sest et kuna mul on kuidas see minu ekraanil näiteks välja võib näha? Tahate näha või? Jaa, küll, logige ennast sisse oma mingitesse, ükskõik kuhu kontole. Ma olen kohe seal. Nii, olen sees. Ma ise samal ajal, nii. Näengi, jah, siin nurgas on väike, käibki, näed, edasi-tagasi. See on live pilt muide. On, jah? Näe, üles-alla. See on teile teen siin esmakordselt siin tahtsite näha ja see on lihtsalt saate kõigepealt virtuaalse hoiatuse nüüd, vastu näppe. Ahah, näe, ongi. Ja kus juures väga huvitav on see, et te suudate isegi nii-öelda oma võimete juures minu klaviatuuri nuppe nagu liigutada. Vaata nüüd, mis ma kirjutan sinu nime alt siia. Meeldis või? Ahah. Et te saate niimoodi klaviatuuri ka kohe niimoodi kontrollida. Ma võin selle nüüd ära kustutada, võin ka jätta. Ma kirjutasin sinna siis ühe ebatsensuurse sõna praegu. Ja ma näen jah, minu nime all, jah, võtta. Ja teie olite siis sisse loginud siis ei kuhugile mujale kui siis noorte emade foorumisse, jah? No jah, ma mõtlesin, et ma vaatan korraks. Okei, ma kustutan selle nüüd siis ära, et ei jääks sellist valet muljet teist, aga põhimõtteliselt jah, ma olen igal pool, ma saan teie eest ka kirjutada. Kui ikkagi vaja on inimene nii-öelda, kinni võtta, siis ega vahendid ei saa valida. Nii see käib. Mul on ainult üks jama on. Tahaksingi siinkohal tegelikult praegu raadiokuulajate abi saada, et kui Soomes analoogne ametikoht on olemas ja seal on üks väga vahva mees, kellel on ka väga tore hüüdnimi Fabba, et minul ei ole hüüdnime, mina olen lihtsalt Andero. Et ma tahaksin ka mingit vahvat sellist hüüdnime saada. Teil on ju veebipolitsei. See ei ole mingi nimi. See ei ole mingi nimi, et mul on nagu probleeme kahju, et ma ei saa sellepärast politseis töötada, et ma olen väga hea näoga. Veebipolitsei Vepo on siis? Vepo, ja see kõlab nagu Pepo, et see ei sobi. Midagi paremat mõelge välja. Internetipolitsei Impo. Impo. Enniga, Impo. Vaat see on hea nimi, Impo. Lõpetuseks... Okei, kuule, ma olen väga tänulik sinule, ja Impo. Okei, ma nüüd kui sa tahad, ma võin üht-teist sinu nimelt ära kustutada internetis. Jaa. Ma olen siin presidatest lugenud. Impo, vaat see on hea nimi. Pärast, peale veebipolitsei on teie nüüd osakonnas ka olemas selline asi nagu beebipolitsei, kes käib ringi ja vaatab, et beebid püksi kakaks. On ka see tõsi? Jaa, selline asi meil tõesti on olemas, jah. Nii see käib ja päris palju beebisid on juba tänapäevaks tegelikult sellise hoiatuse saanud ja märgukiri on koju läinud esimene. Ja et ei karjuks ka? Jah, seda ka ja vanainimeste kohta ka, et ikkagi kepiga ei käiks tänaval avalikus kohas. Selline politsei meil on ka. Selle nime on Vampo. Vanainimeste poole. Vanainimeste politsei. Ja beebipolitsei on siis Peppo. Peppo, jah. Selge. Aga suur tänu teile, Impo-politsei Antero. Ütleme lihtsalt Info ja soovin, et teil eriti palju selles mõttes, tööd ei oleks, et me inimesed ikka käituksid korralikult. Ärge ikkagi soovigi inimesele töökaotust, et minu peale mul on sea nägu, ärge unustage, ma ei saa kuskile mujale tööle minna, mul on praegu väga hästi läinud ja kui te nüüd niimoodi, siis ega ma võin siin hakata vaatama jälle teid, nagu login kohe sisse teie kontole, kui mingi jama on, siis tõmban ära. Suur tänu teile ja... Vaat teine asi, võttis kohe nagu ähvard, et võtab kohe tooni teiseks. Ja suur tänu teile ja nägemiseni. Head aega.